haigus pimeduses süütib tikkuda. No meie organismis. Jäätada. Puuduta mind üksi. Ainult mind. Kerkib spiraal mööda valge maa veert. Väike Siberi küla. Milline omapärane luule. On see sinu enda vaimusünnitis? Milline rumal küsimus. Ega ometi mina ei ole niivõrd andekas, kui tada vanameister Tristan Zera. Tahaksid sa mind valgustada, mis see tada täpsemalt on? Tada oli esimese maailmasõja koledustele reaktsioonina tekkinud kunstivool. Dadaismi iseloomustavad satiir ja arusaamatus, mida kajastab ka kasutusele võetud nimetus. Olgugi, et selle sõnal on mõnedes keeltes tähendus olemas, ei kirjelda need otseselt seda kunstivoolu ning iseloomustavad pigem olemuslikult dadaistlikku mõtetust. Erinevalt klassikalistest kunstivooludest hõlmas tada lisaks kujutavale kunstile ka luulet ja performanceid. Konkreetselt tada alguse defineerimiseks võiks välja tuua satiirilise ööklubi Cabaret Voltaire'i avamise Zürichis 1914. aastal. Esitamisele tulid näiteks otsese tähenduseta luuletused, mida täiendasid jaburad kostüümid ning kohatud saateinstrumendid. Samal aastal andis ööklubi asutaja kirjanik Hugo Ball välja ajakirja, millele ta pani nimeks Tada. Uudsuse ja vastuolulisuse tõttu hakkasid uudised sellest kiirelt levima ning varsti oli näha märke Tadast juba nii kunstipealinnas Pariisis kui ka New Yorgis ja isegi Tokyos. Kuulsamateks nimedeks Tadas said Arp, Marcel Duchamp, Francis Picabia ja Kurt Schwitters. Tada kiiret levikut erinevates kultuurides võiks põhjendada selle sõnumite universaalsusega. Esimeses maailmasõjas valatud veri šokeeris kõiki ning inimesed suhestusid tada kui sõja ning modernse ühiskonna mõttetuse sümboliga. Lisaks sõjavastasusele figureerisid teostes ka kodanluse vastasus ja radikaalne vasakpoolsus. Samuti oli dadaistide eesmärgiks viia kunsti edasi, hävitades traditsioonilisi määratlusi meisterlikkusest ja täiusest, mistõttu see ka Hitlerile kui realistliku maali armastajale vastumeelt oli. Üheks kuulsamaist dadaistidest sai eelmainitud prantslane Marcel Duchamp. Oma karjääri alguses tegeles ta joonistamise ja maalimisega, kuid 1913. aastast alates keskendus ta niinimetatud ready-made'idele. Alguse sai see üsna juhuslikult köögitabureti külge jalgratta kinnitamisega. See inspireeris teda aga edaspidigi massitoodanguna toodetavaid igapäevasid tarbeesemeid oma kunstiteostes kasutama, kuna ta nautis sellest tulenevat vabadust mitte pühenduda kindlale kunstistiilile. Paar aastat hiljem lõi ta ühe oma kuulsamaid teoseid pealkirjaga Fontaine, mis raputas kunstimaailma oma otsekohesusega. Laineid lõi ka tema täiendav versioon Da Vinci Mona Lisast. Pildi all olevaid trükitähti prantsuse keeles hääldades saame lause Elle a chaud au cul, mis tõlkes tähendab, et tal on ilus tagumik. Kahtlemata häbematu, kuid hea näide demonstreerimaks tada traditsiooniliste väärtuste lõhkumist. Tada võidukäik jäi aga lühikeseks. Kunstnike omavahelised tülid ning esimese maailmasõja lõpp murendasid liikumist ning selle tähtsus jäi uute avantgaard-ideede nagu näiteks sürrealismi varju. Aktiivse perioodi lühidus ei vähenda aga kuidagi selle liikumise tähtsust. Dadaismi edasiviivad ideed muutsid kunstimaailma igaveseks ja olid 20. sajandi tähtsamate kunstivoolude eelkäijaks. Isegi luuletaja André Breton, kes alguses tugevalt tada vastu oli, kirjutas 1966. aastal enne oma surma järgmiselt. Põhimõtteliselt ei ole me tadas saati mitte midagi teinud. Taevatke, see on nüüd täpselt minu eilne unenägu. See on muusika mu kõrvadele, sest ma olen ju hästi tabanud metafüüsilise kunsti olemust. Milline kunstivool see veel on?
las ma viin sind rännakule läbi metafüüsilise kunstimaailma. Metafüüsilise kunsti terminit kasutatakse peamiselt Giorgio de Chirico ja Carlo Carrà 1911. aastast 1920. aastani lõpetatud maalidest rääkides. Seda kunstivoolu iseloomustavad sümbolistlikud, kuid omavahel kokku sobimatud kujutised, mis mõjuvad vaatajale muret või ärevust tekitavalt. Unenäolise ning ajavälise tunde tekitamiseks kasutasid kunstnikud tugevat kontrastsust valguses ja varjus ning arhitektuuriga rõhutatud sügavat perspektiivi. Metafüüsiline kunst sai alguse Münchenis, kus Giorgio de Chirico veetis oma kunstilise kujunemise aastad. Inspireerituna elu seletamatuist hetkedest, kus teadvus jääb hetkesse seisma ning tekib tunne, nagu oldaks ajast välja astunud, alustas de Chirico uue maalimisstiili katsetusi. Talle olid osaliselt eeskujuks 19. sajandi saksa romantism maalis ja filosoofide Arthur Schopenhaueri ja Friedrich Nietzsche mõtted. Viimase peidetud tähenduste otsingud ja Itaalia linna Tuurini võlvistikega ümbritsetud tühjad kummituslikud väljakud jätsid talle eriti sügava mulje, mis kajastub märgatavalt ka tema hilisemates teostes. Pärast Ferraras Carlo Carraga, kes oli samuti kunstnik, kohtumist, arendasid nad seda stiili veelgi edasi ning tulemusena sündiski metafüüsiline maal. Konkreetselt defineerisid nad selle stiili üsnagi ebamäärased põhimõtted alles 1917. aastal, koos de Chirico noorema venna Alberto Savinioga. Metafüüsilise kunstnikud üritasid de Chirico sõnul kujutada silmale nähtamatut ning neid paelus igapäevaste objektide taga peituv sõnum. Paljud neist kasutasid seega kompositsioonides kaasaegse keskkonna ja endi loodud unikaalse disainiga objektide kõrvutamist. Üks de Chirico ja ka Carrà lemmikobjektidest, mida kasutada, olid mannekeenid, mis oma poolelusa olemusega lisasid veelgi kummituslikku ning isoleeritud meeleolu. Samas kasutati ka igapäevaseid objekte, nagu näiteks kujusid, kalu, peegleid ja nii edasi, kuid ebatavalisse konteksti asetamine pani need täiesti uude valgusesse. Nende koolkonnaga liitus veel käputäis kunstnikke, näiteks Giorgio Morandi, Filippo de Pisis ja Mario Sironi, kuid levikult jäi see esimesest maailmasõjast tingitud raskuste tõttu üsna piiratuks. Metafüüsiline kunst eksisteeris aktiivse koolkonnana ainult mõned aastad, kuna 1920. aasta lõpus läksid asutajad Giorgio de Chirico ja Carlo Carrà tülli. Samuti hakkas de Chirico teostest kaduma algne sügava müstiline ja kurja kuulutav jõud ning pärast koolkonna murenemist jõudis ta pigem ekstsentrilise klassitsismini. Samas ei saa alahinnata metafüüsilise kunsti mõju hilisematele kunstivooludele, nagu näiteks sürrealismile ja kahe maailmasõja vahelisele klassitsismile. Aitäh, et te olete avanud mulle tee kunstimaailma sügavustesse.